No nii, täna siis ma pean teile näitama omal seda orhideed, mis ma siin ükskord istutasin selle uue süsteemiga, et ma panin siia selle paela, et ta oleks niiskust. Aga nüüd ma avastasin, et ta ikka niimoodi ei sobi, et tal on ikka liiga niiskne siin. Ja need juured on siit peaaegu täiesti ära mädanenud. Nii et teeme täna tema korda. Ehk saab temast veel midagi. Ja õievarre ma lõikan ka ära. Kuigi ta praegu ilusti veel õitseb mul siin. Et sellest me teeme siis, paneme ka need selle õievarred, proovime siis äkki saame uusi taimi. Et aga sellest on küll kahju. Liiga niiske on tal siin, täitsa märg on. Et sedasi ei sobi. Ja teeme selle siis ilusti täna korda. Kuigi ma vaatan siit, on ka tulemas midagi uut. No vaatame, võtame need alumised lehed ära ja siis vaatame, kuidas saame jätkata. Vahepeal ma siis tegin valmis siukse segu, kus on siis panin 2 supilusikat riisi ja sooja veega seisis pool tundi. Et nüüd ma siis pesen selle orhideelt kõik ilusti lehed ära. Et ma tema nüüd puhastasin kõik ära. Et jäi siis selline. Otsad kõik ma võtsin ära, kuna need olid kõik ära mädanenud. Lõikasin ära, tegin kõik ilusti piiritusega üle. Ja nüüd ma siis pesen need lehed ilusti selle veega kõigepealt üle. Nii, tegin kõik ilusti üle lehed. Nüüd ma panin siia, lõikasin veepudel tavaline. Lõikasin ära pealt otsa ja panin siia kergkruusa. Ja nüüd ma valan seda riisivett siia. Natukene, mitte nagu täiesti ei kata ära, vaid natukene põhja. Ja nüüd ma panen selle orhidee siia sisse seisma. Vaatame nüüd, kuidas siis temal hakkavad nüüd siia uued juured peaksid hakkama tekkima. Et ka jälgin seda, et vesi oleks siis vahepeal ka poole peal. Et täitsa ära vesi ei kaoks. Et proovime siis niimoodi. Eks ma siis jälle vahepeal näitan, kuidas temal läheb. Aga aitäh vaatamast. Jälle nägemiseni.